Seekord tahavad nii uued tulijad kui vanad olijad tuua Narva eelkõige stabiilsust ja rahu, sest siinses linnavalitsuses on olnud turbulentsi oi kui palju. Lause nii palju, et osad inimesed tänavatelt ütlesid, et nad valima ei lähe. Pole mõtet. Я не знаю. И центристская партия хорошая, и партия... И сама тоже хорошая. Мне нравится партия эта. Вот. Ну, что я могу сказать? Самое главное, чтобы был порядок. Вот как всегда. Мне понравилось, сейчас была газета вот у Катри Райк, да? Катри Райк, да. Ну, я не говорю, что я за нее, я просто... У нее написано было там на одной странице, что они сделали, на другой, что они планируют. План Б. План Б? Да. Это новый человек у нас. Новый. Может быть, он что-то изменит. Потому что старые уже много лет, и толку от них нет. Ну, симпатичная партия Михаила Стальнухина. Я всегда больше придерживаюсь к центру. Ни вправо, ни влево, по центру. Не знаю. Viimase 5 aasta jooksul on olnud Narvas 3 linnapead ja mitu lagunenud koalitsiooni. Poliitilisi jõude hoiab üheskoos vaid üks, soov olla iga hinna eest võimul. Öelge palun, miks see Narva poliitika ikka endiselt nii turbulentne on, et te seal kogu aeg kaklete oma vahel? No me just praegu tulime viimaselt debatilt ja tõesti lööming oli kõva, aga eks paar päeva on jäänud, loodame, et pärast läheb rahulikumaks. Ühes oleme me ikkagi ühte meelt, et kui nüüd tekib koalitsioon ja ju ta tekib, sest keegi ei saa ainuvõimu, et siis püsiks ikkagi koos see 4 aastat ja annaks koalitsioonile töötada. Muidugi on opositsioonil oma töö, aga seda saab teha ka viisakalt, et selline inimeste üleostmine ja kauplemine, et see võiks jääda nüüd järgmiseks 4 aastaks minevikku. Katri Raigi valimisliidu otsene poliitiline rivaal on Mihhail Stalnuhhin, kunagine liitlane muidugi ka, kes on tegelikult kindlaks jäänud venekeelsele valijale suunatud retoorikale. Teate seda definitsiooni, et ekspert on igaüks, kes ei ole meie linnast ja läheb vaja natikese aega selleks, et inimesed aru saaksid, et nende loosungite ja fraaside taga ei ole praktiliselt mitte midagi. Aga hetkel jah, ma vaatan, et kõike võib juhtuda. Mihhail Stalnuhhin on Narva poliitikas vanameister. Tema pooldajate jaoks tähendab ta kogemust, tema vastaste jaoks aga venemeelsust. Urbo Vaarman seevastu oma uue valimisliiduga loodab olla Narva poliitikas selline uus tuul. Kui me tulime, siis 3 nädalat tagasi öeldi meil, et ei ole siin mitte keegi, teie koht on 0, eks ole, et te ei võta midagi, täna antakse reitingute järgi meil juba 5 kohta. Ma arvan, et me veel suudame üllatada see aasta nii mõnesiki. Ja olgem ausad, et tegelikult ega Narva ongi väsinud oma vanast poliitikast 30 aastat ühte ja sama ja tulla ja täna rääkida, et me teeme poole aastaga korda, nagu teised räägivad, no see ei ole reaalne. Et tegelikult ma olen, hästi palju on küsitud, et kellega me valmis oleme koalitsiooni minema. Ma ütlesin, ma olen valmis noorte poliitikutega koalitsiooni minema, et ei oleks need vanad jälle ees. Vaarmani sõnul ei saa olla stabiilsusest juttugi, kui ei muutu poliitiline kultuur. Aga astume sammuke veel edasi ja toome mängu ka Jaan Tootsi, kes võiks olla väga hästi selline tasakaalustav jõud volikogus, eriti kui hääled on jagunemas Raigi ja Stalnuhhini vahel. No aga kuidas te tunnete, kas midagi on tegelikult mõjutamas ka see, et väga paljud elanikud ju siin Narva linnas jäid valimisõigusest ilma? Jah, see on probleem. Praksid nii ongi, kui teed seda tööd ja kohtud praegu valijatega, ongi nii, et iga 3. ütleb, ma ei saa valida, lööb käega, mõni hakkab nagu halvasti ütlema veel. Ja nendest teed saab ka selles mõttes aru, et nad on paljud ju siin sündinud, teevad siin tööd, maksavad siin makse ja nüüd järsku nagu ei tohi valida, et see pahameel on siin linnas ikka tuntav, jah. Muidugi üritab Keskerakond taas Narvas jalgu alla saada, aga mida arvab 4 eelnenud poliitilisest jõust Ida-Virumaa pidev poliitiline vaatleja, siinse Põhjaranniku peatoimetaja Erika Mzejev? Mida ei ole Narvas, ei ole teisi Eesti erakondi. Ja see on selline põline teema, et no kõik õudselt muretsevad Narva pärast, mul on Tallinnas rääga, kuidas see Narvas läheb ja küll seal on ikka palju venemsa, küsida, kus te ise olete. Reformierakond on üle paljude aastate nüüd saanud ühe väikse nimekirja kokku, aga no nii väikse nimekirjaga on künnise ületamine suhteliselt vähetõenäoline. Narva linna turbulentne poliitika peegeldab tegelikult üldisemalt Ida-Virumaa usalduskriisi. Siinsed inimesed ei usu enam, et poliitikud suudaksid nende elu paremaks muuta. Mis saab Narva linnast, kas siia tuleb rahu või püsib endine muster, seda otsustavad valijad juba sellel nädalal.